Nii nagu maailmas võideldakse haigustega, kurjusega, sõdadega, kliima soojenemisega, nii võideldakse ka soolise ebavõrdsusega ja mina kui võitlev šovinist, domineeriv fallokraat teen ettepaneku Saarte Liinide aktsiaseltsile muuta näiteks Naissaare ümber hoopis Meessaareks või kui on äkki mõni teine saadaolev saar, nimetada see Meessaareks ja teha sinna Meessaare sadam. Tervitus. Mina Marko. Mina Jaanus. Jaanus, tervitus Jaanus. Ma tahaks Naissaarel sõita, aga ma kuulsin, et Naissaare sadam on remondis. Sinna üldse saab? No saab ikka sõita. Meil on ehitajaga kokkulepe, et kõik kail liikujad lastakse turvaliselt läbi ja vajadusel ka peatatakse töö. See ehitus, mis see endast kujutab? Tegemist on siis sadama täieliku renoveerimisega ehk siis kogu orienteerult 250 meetrit kaid remonditakse täielikult ja tuleb veel lisaks 40-meetrine lainemurdja, mis siis vähendab lainetuse mõju sadamas. Ja kuidas ehitus kulgeb siiamaani? Seal ei ole ju elektrikki seal saarel. Jah, elekter tuleb saarel igalühel endal toota ja ehitus kulgeb enam-vähem plaanipäraselt. Siin talveperioodil ja varakevadel tuli sulundiliini puhastamisel välja üle 20 lõhkekeha, mis siis tuli ohutuks teha ja minema viia. No see on nii põnev, lähme vaatame. No lähme vaatame. Mahume ära üldse sinna, see on väga suure külastatavusega saar. Lähme. No meil on nüüd siin 2 kaatrit kasutada, millega minna Naissaarele. Meremeestele meeldib praalida ja võidu ajada, et kumma sa valid? Jah, no aga võtame järjest, et ma võtan selle väiksema, mis tundub kiirem olev. Arvad, et see on kiirem? No, uurime järgi. No jah, ma lähen siis suurema peale. Ma ei tea, läks. Kumb nüüd võidab? Kas Merevaade või aktsiaselt Saarte Liinid? Kihlveod sõlmige kohe, sõit Naissaarele pole kuigi pikk. Juba eemalt näeme, kuidas tublid Bauest OÜ mehed Naissaare sadamat renoveerivad. Töö käib hirmsa raginaga. No siin käib sul ikkagi kõva müdin. Ma ütleksin, praegu tõstavad siin ühte suurt rauakolakat. Kuidas seda nimetatakse eesti keeles? No selle nimi on sulundsein. Sulundsein? Jah, et siis kogu kai 250 meetrit sisuliselt pannakse raudkarpi ja sügavust jääb siia siis 4,5 meetrit. No jah, nüüd ma jõuangi küsimuse juurde, et kes selle kõik kinni maksab? No õnneks on olemas toetus Euroopa ühtekuuluvusfondist, siis 85% tuleb siis raha Euroopast. 15 jääb oma osalus. Oma osalus, kes selle siis, kellele see Naissaar kuulub, see on huvitav fakt ju, et Naissaar on vist Viimsi valla alla või? Jah, aga aktsiaseltsi Saarte Liinid on tehtud siis Viimsi vallaga 50-aastane leping, hoonestusõigusleping, nii et see 15% tasub siis Saarte Liinid. Vanasti nägi see kai välja selline, ma mäletan 10 aastat tagasi, kui ma siin sage külaline olin. Jah, täpselt selline ta on ja kohati isegi hullem niimoodi, et laine käis kai alt läbi. Lausa kai alt läbi. Ja kevadel tuli täita auke, et üldse saaks kai peal kõndida. Siin on siis näha umbes, mismoodi see ala hakkab siis tulevikus näha. Ma saan aru, siia tuleb jah, sillutiskivi tuleb. Sillutiskivi. Mere poole jääb siis sein, tuuletõkke ja petsmete eest. Ja millal see suur siis ehitus peaks nagu valmis saama, millal on pidulik avamine? No loodame valmis saada selle aasta jooksul. Et siis avamise jätaks kevadesse, siis kui on juba ilmad ilusad ja päevad pikad. Tere tulemast Naissaare sadamasse järgmise aasta kevadel kõik purjetajad, kõik kaatriomanikud.
või niisama seenelised. Kui juba Naissaarel jala maha saime, tasuks ehk natuke ka ringi kolada. Raul Rannarahva muuseumist hakkas meile teejuhiks. Kuigi nüüdseks on osaliselt taastatud ka Naissaare raudtee, otsustasime meie sõjaväeauto kasuks ning tegime pisukese ekskursi kunagisse meremiinide komplekteerimise tehasesse. Kus see nimi siis Naissaar, kuidas see tekkis? Paneme ühele saarele nimeks Naissaar, mitte Meessaar. Naissaare loo tekkimisega on tegelikult kunagi aastal 1469 siis üks Bremeni kroonikas mainis üks munk selle saare siis Terra Feminariumüks ehk naiste saar, naiste maa. Sealt on see tulnud siis. Siin elas siis palju naisi või miks? No, räägitakse ka, et Amazonid on siin elanud kunagi, et naisamazonid. Ja, ma olen ka midagi taolist kuulnud. Ja siis, kui tuli see saar sai nii-öelda militaarobjektiks, siis olid ju enamuses ikkagi mehed. Ja. Nii et võib-olla oleks õige olnud ümber nimetada Meessaareks. Siin samas valmisidki suure hävitusjõuga sarvilised meremiinid. Naissaarel on avastamist muidugi palju rohkem kui see üks vana pommisara. Seda aga, armsad meresõbrad, tehke juba ise. Sadam ootab. Ühelt saarelt hüppame nüüd teisele. Saaremaa on eestlaste suurim meremätas. Pole ime, et see meelitab ligi kruiisilaevu ja ka suurte ambitsioonikate plaanidega laeva ehitajaid. Reporter Heidi Hanso viib meid nüüd Saaremaa sadamast koos turistidega ekskursioonile ja pärast seda vaatab üle, mida imet on välja mõtelnud õppurid Mereakadeemia Kuressaare kolledžis. Sel aastal randuvad Saaremaa süvasadamast turistid 8 kruiisilaevalt. Minu selja taga on imeilus Vasco da Gama, Saksamaalt Kiilist startinud kruiisilaev, mille pardal on 1200 inimest. Kokku toovad kruiisilaevad Saaremaale umbes 5000 inimest ja Vasco da Gama on seni suurim, aga 2 väga suurt laeva jõuavad selle suve jooksul siia veel. Katre, Saaremaa süvasadam peab olema üks kõige erilisemaid sadamaid, kuhu kruiisiturist satub. See on üsna tõsi, sellepärast, et me reklaamime Saaremaad absoluutselt väga erinevates kohtades üle maailma. Ja iga kord, kui keegi küsib, et milline see Saaremaa on, mida seal teha on ja nii edasi, siis väga tihti ma ütlen, et kui te tahate midagi üli ägedat ja samas täiesti maailma lõputunnet, et siis tulge Saaremaale. Ehk siis see ongi selline heas mõttes keset pärapõrgut, et sa tuled ja naudid täielikku vaikust. No mida värki, tuleme meie tegema lugu Saaremaa süvasadamast. Kes siin jalutab? Eesti kõige tähtsam naine, meie president. Mille poolest Saaremaa sadam eriline on? No eriline on sellepärast, et ta on süvasadam. Siin on hästi palju vett kai ääres, on praegu ametlik 9 meetrit vett, võrreldes Roomassälega või Virtsuga või Kuivastuga või siis ei enam võrrelda. Ja teine asi, et ta talvel on külm ära. See ei puuduta kruiisilaevu, aga ütleme kaubalaevu. Tead, ma ütlen sulle ausalt, et mina Põlise saare tüdrukuna olen tegelikult siin sadamas esimest korda. Nii palju õnne. Aga sina tunned seda eluolu siin. Kuidas kohalikud selle turistide voo seda ära kasutavad? On nad nutikad? No mõned on külladki. Kui nüüd võtta tänast laeva, siis ma päris täpselt ei teagi. Mul on siin tunne, et pooled võib-olla läksid linna. Pooled jäid siia jalutama ja mis nad teevad, lähevad siit mõnede mereranda, teevad ümber poolsaare tiiru ja tuled siia tagasi. Mõned on väga happy. Mõned jalutad isegi, ma olen nad kinni püüdnud, lähevad siit Mustjalga, see on 10 kilti sinna, 10 tagasi, see on 20. Väga happy.
Vasco da Gama peal on umbes 1000 inimest. Kui palju nendest siit tuurile läheb ja kui palju siin seda kohalikku ümbrust avastab? Täna läks meil ekskursioonidele 400 inimest. Niisama nagu siin sellise ilusa ilmaga näha on ka, et läheb väga-väga palju lihtsalt jalutama. Kuidas te need sihtkohad valite, kuhu te turistid bussidega viite? Tavaliselt alustatakse ekskursioonide valimist juba mitu aastat ette. Sai valituks ikka need kõige kuulsamad turismiobjektid ikka loomulikult anglatuulikud, kaalimeteoriid, siis samamoodi Kuressaare ise koos oma lossiga. Samuti lähevad nad täna õllusid maitsma erinevaid, et see on üks väga kihvt tuur. Ja üleüldse selliseid Saaremaa maitseid, et see on selline väga-väga popp asi alati. How do you like Estonian beer? It's really good. Very good. And the second one is called Kena. Kena? That's our favorite. Nice. That's our really favorite beer. Mis te nendega siin teete? Tutvustame siis Saaremaa ajalugu natukene, räägime sellest majast. Me oleme ju vanas elektrijaamas, kus Kuressaare linnale tehti elektrit. Saavad ära maitsta kõik meie väga head tooted. Meil on nii alkoholivabasid tooteid kui ka alkoholiga õlletooteid. Mis nemad Eesti õllest arvavad? Saaremaa õllest arvavad alati hästi, sest et Saaremaa on kuulus just oma sihukeste õlletraditsioonide järgi. Nüüd on minul põlise saarlasena väga hea öelda, et kuigi mina ise õlut ei joo, siis isegi mina tean, et Saaremaa õlu on palju parem kui muu Eesti õlu. On nii? On küll, jah. Natukene magusam ka kui mandriõlled. Aga kui rääkida sellest tagasisidest, mis pärast need turistid jätavad ja mis giidid räägivad, siis tõesti see täielik vaikus, see, et sa sõidadki reaalselt 45 minutit läbi metsa ja sa ei näe võib-olla ühtegi inimest terve selle tee ajal, et see on nende jaoks täiesti erilist, et nad ütlevad, kus inimesed on, et kus autod on, et kus me oleme, kuhu me sattunud oleme. Et see on asi, mida tavaliselt ei usuta, aga neile väga meeldib. Nüüd aga jätame suured kruiisilaevad, mis toovad aastas Saaremaale 1000 turiste selja taha ja otsime üles ühe hoopis väiksema laevukese, mis aga loodetavasti palju suuremaid laineid lööma hakkab. Me oleme Kuressaares ja me hakkame rääkima ühest väikesest, aga väga nutikast paadist, mis täna suudab mulle kohale tuua kohvitassi, aga tulevikus loodetavasti viia postipakid kohale ka Abrukale. Tere, Tarmo! Tere! No see väike punane laevuke, mis asi see selline on? No kui nimi ütleb, on see ise laev. Hakkab ise sõitma, ise tegutsema, ise oma teed otsima, ise hakkama saama. Miks niisugust laeva vaja on? Meil on ju kaptenid ja meil on igasugused mehed ja suured uhked alused. Sama asi, miks on meil autodel see autopiloot peal ja et oleks vähem inimjõudu vaja. Et mõned tööd on, kus võiks olla paat üksinda sõita, kas ta võiks midagi mõõdistada, midagi prügi korjata, midagi vaadata, uurida, kuhugi minna, et kus pole inimest vaja. Et Abrukale pakke laiali viia. Näiteks Abrukale pakke laiali viia, et pole vaja inimest sinna peale panna, kui siin on vahemaa nii lühike. Ise sõiduk saab vahest minna kohtadesse, kus inimesel või operaatoril on ohtlik. Et kui laeval pole ühtegi inimest peal, võib ta saata mis iganes mereoludega vette ja vahet pole, mis juhtub, eks. Ma saan aru, et ise laevad on sinu kirg ja tegelikult see kirg tõi sind Saaremaale. Sa tulid siia õppima väikelaeva ehitust. Just nii. Tol ajal, kui ma tulin siia õppima, et siis ise laevast polnud mitte haisugi, aga see projekt on nüüd umbes 2 aastat töös olnud, et mina tulin siia esialgu õppima ja pärast siis laborisse mutrit keeruma. See ei ole nüüd ju Kuressaare väikelaeva ehituse eriala laev, vaid see on teil hoopis suurem projekt erinevate ettevõtetega koos. Ja, selle laevaga on seotud 2 projekti. See on nüüd esimese projekti vili. Meie arendasime välja rumala ise laeva, mis suudab küll teha oma asjad ära, aga ta ei saa aru, kus ta on või miks ta seal on. Aga nüüd järgmine projekt, mis on nutikas projekt, siis seal juba järgmised partnerid teevad ta targaks.
et seadmestik jääb samaks, pannakse andureid juurde ja siis ta hakkab ka tajuma, et kus ta on ja mida ta teeb. No Tarmo, tegelikult see iselaev, mida me just vaatasime, pole üldse Saaremaal ainus iselaev. Sina oma tudengitega ehitad ju midagi analoogset. Ja, tudengitega teeme sama asja põhimõtteliselt. Lähme vaatame. Lähme vaatame. See nüüd on siis tudengite loodud ASV, millel seadmestik on küll põhimõtteliselt sama, aga kere on siis teistsugune ja kere on veidike väiksem ja on ka tehtud teise tehnoloogiaga, et kui see punane paat, mida me nägime seal Kuressaares, see oli tehtud plastikust, siis see on välja freesitud vahust ja kaetud värviga. Selles mõttes on see parem, et see jupuni kergesti ära, aga samas saab kergene viga. Jah, et kohvitassi toomine oleks keerulisem, et läheb vastu kai äärt ja jah, täpselt, et jah. Aga et see on ka nii-öelda ka esimene versioon, et võib-olla kunagi tuleb järgmine, mis on juba suurem ja tugevam, et esimese jaoks on hea. Mida kõike siin meremajanduse kompetentsi keskuses õppida saab? Siin saab õppida väikelaeva ehitust ja meretehnikat. Kas need on popid erialad? Tööandjate jaoks küll ja meie tudengid korjatakse esimesel aastal põhimõtteliselt tehastesse tööle. No mida need erialad endast kujutavad? Need on inseneri erialad. Me õpime siin tegema kõike seda, mida on vaja laeva ehituseks, aga kõike seda, mis peab olema tehtud enne, kui ehitusega üldse pihta hakatakse. Need erialad hõlmavad elektroonikat, hüdrodünaamikat, tugevusõpetust, kõike seda, mida ka muudes inseneri valdkondades õpitakse, aga kõike sellise väikse merekiiksuga, et kõik, mida me ehitame, peab ju vees vastu pidama. Sa mainisid, et väga paljud õppurid võetakse kohe tööle juba esimese aasta järgi. Et kes need ettevõtted on, kes tööd pakuvad laevaehitajatele? Need on meie Saaremaa laevaehitajad peamiselt, aga kuna neid on nii palju, siis tegelikult on tekkinud ka nende ümber igasugu muid ettevõtmisi. Laevaehitajatest suurimad on Baltic Workboats, luksusjaht, Alunoot. Ja need, kes tunnevad, et nad on tublimad, on tavaliselt läinud ka välismaal õppima edasi. Saarlased võivad endale kohe kindlasti rusikatega vastu rinda kõmmida ja öelda, et meie mehed on maailmameredel tegijad ja seda mitte ainult täna, vaid ka juba aastasadu tagasi. Saaremaal on sündinud ja üles kasvanud Antarktika avastaja Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Ja sellest, et eestlased tema kunagise ekspeditsiooni auks taaskord Antarktika poole seilavad, on räägitud juba omajagu. Aga millised olid esimesed hetked, kui mootorpurjekas admiral Bellingshausen ligi 6 aega tagasi Kroonlinnast teele asus? Seda näete ja kuulete siin ja praegu. On 11. juuli Kroonlinnas. Just siit startis 200 aastat tagasi ajaloolisele ekspeditsioonile mereväeohvitser Bellingshausen, üks esimesi Antarktikat näinud mehi. Vene riik andis talle kamandada 2 laeva ja kindla käsu. Leia Lõunamanner. Tema auks lähevad Eesti meremehed ja teadlased sarnasele retkele. Ka Venemaa geograafia selts tahtis nõnda toimida, aga neil jäi asi raha taha. Õnneks lõid meie ettevõtjad Thetis ekspeditsioonide ja meremuuseumiga kampa ning nüüd saame koos kroonlinlastega pühitseda meie ühist suurkuju Bellingshausenit ning täna algavat kordusekspeditsiooni. Retke esimese etapi Sillamäe sadamani teen kaasa ka mina. Peab ütlema, et nii Krusenstern kui eriti Bellingshausen, Fadejevich Bellingshausen, nagu venelased teda tunnevad, on loomulikult Venemaal ikkagi hästi tuntud. Kohe ilmub Venemaal näiteks Bellingshauseni Antarktika avastusele pühendatud mark, seal antakse välja ka eri numismaatikutele eri raha Bellingshauseni pildiga, nii et nad tunnevad Bellingshausenit, nad saavad sellest kontekstist suurepäraselt aru. Ja see minu selja taga on Kroonlinna meremeeste kirik, katedraal, väga võimas ehitis. Kohe läheme sinna sisse ka. Mul on juba väikene rasvaküünal ka, sest et kirikus tuleb panna küünal. Asume teele, kui päike on juba loojumas. Lehvivad nii Eesti kui Vene lipud, orkester mängib. Teele saatmine on sama uhke nagu seltskond, kes sõitu alustab. Nende seas asja eestvedaja Tiit Pruuli, ettevõtja Tiit Vähi, Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere
ja see seltskond laevas hakkab aasta jooksul aina vahetuma. Lähen maha Sillamäel, aga tulen ekspeditsiooni moraalselt toetama Argentiinasse ja loodetavasti ka Uruguaysse detsembris. Tahaks mobiliseerida Uruguay, Argentiina ja Tšiili teaduste akadeemiad. Koos mõtlema, mida me saame teha, et meie maale saaks sellest paremaks paigaks elada. See on mitte paadisõit. See on suur rahvusvaheline mõõde ja nii nagu ka Bellingshausen ei sõitnud mitte kuskil mööda merd, vaid tal olid kaasas, eks ole, tal olid kaasas kunstnikud, kartograafid, eks ole, kes joonistasid, märkisid, kus nad midagi joonistasid ja seda nad tegid ajalugu, aga nad ka uurisid kliimaküsimusi ja praegu sellel Bellingshausen number 2 reisil on ka tegelikult see maailma kliima ja kliimamuutused on, eks ole, see teaduslik töö, mida nad lisaks sellele sõidule, kangelaslikule sõidule ka kavatsevad teha. Kas sa sõidad, Priit, ainult ühe otsa või tuleb veel? Sõidan Roomassaareni. Roomassaareni, aga hiljem külmas meres ka sõidad? Ei ole praegu plaani, vaatame seda tule. Marko, tule vaata ägedaid väravaid siin. Väravaid? Oot, nüüd on muidugi väga ägedaid. Et see sulgetakse siin ära, kui on nagu see vesi või tuleb sealt palju peale, saavad siit need kinni panna kõik, et siis et ei uputaks seda Peterburi üle, et see neevad. Ja noh, siit teadsid, et teised mehed öelda, et see on ka sõjalisel eesmärgil, et kui keegi tahab tulla, siis saab ka kinni panna. Nii et 2 ühes. Minu vaht algab kell 12 öösel, lõpeb kell 4 hommikul, siis tulevad uued mehed. Ja et vahis olla ergas ja tähelepanelik, jälgida laeva liiklust, jälgida laeva käiku, et kõik oleks kontrolli all, süsteemid töötaksid. Selleks peab vahimadrus olema erk. Ta ei tohi olla uimane ega ammugi mitte joonud. Ning selleks tavaliselt siis need, kes vahti lähevad, mõne aja pärast magavad natukene ette. Ja mina olengi ennast siia Bellingshauseni koisse niimoodi mõnusalt sisse seadnud. Ja siin luugi taga on Venemaa meri. Pärast öiseid vahikordi on rooli taga jälle kapten Indrek Lepp. Tema juhtida on ekspeditsiooni esimene ots. Ta on mul natukene selline sümboolne etapp ka, kuna ma ise Peterburis õppisin, nii et mulle need on nagu koduveed siin. Ja venelastel on päris kõva kord siin, ma öösel vahis sain aru, pidin mitu korda neile midagi raporteerima siin erinevate poide juures. Jaa, ei, kord on jätkuvalt kõva, nii et isegi kui me sisse ennast registreerisime, siis meil läks ikkagi ka piiri ja tolli protseduuride läbimiseks peaaegu üle 2 tunni. Nii et selles mõttes kord on, aga samas jälle kord nagu toimib ka, nii et eks sellega peab lihtsalt arvestama. Minul oli õnn ja au siis sõita välja Kroonlinnast, samast kohast, kus siis admiral Bellingshausen omal ajal 2 laevaga välja sõitis ning jõuda siia Sillamäe sadamareidile ning siin mina astun maha tolle laeva pealt ja soovin neile meestele head reisi. Mootorjaht admiral Bellingshauseni mereseiklus on alles päris alguses. Samas kui meie merevaate suvesõit on selleks hooajaks läbi saanud ja me valmistume sügiseks, keskkonnasaateks Jälg. Aga et Eestimaa ilu ja loodus seni ikka teiega püsiksid, siis valisime eelmise hooaja merevaate saadetest välja parimad palad ja näitame neid teile järgmiste nädalate jooksul. Püsige ikka meiega ja kohtumiseni juba keskkonnasaates Jälg.